See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund eetris ja seekord traditsiooniline Mets-Tähepõld duo üle interneti ja käime läbi siis nädala sündmusi, nädala uudiseid, nädala tähelepanekuid automaailmas ja liikluses üldiselt. Nii, mina alustan. Kuna ma käisin täna hommikul Kuku raadios, mis on siis reede 31. jaanuar, minge kuulake Tähepõldis raadios. Ühel teemal rääkimas ma mõtlesin, et miks mitte ka siin see korraks nagu ette võtta, küsida sinu arvamust. Teemaks oli siis viimastel päevadel on politsei jahtinud nutisõltlasi ehk siis viilunud kaameratega natuke täpsemalt autosse, et näha, saada kätte need juhid, kes ei oska telefoni autos mitte kasutada. On välja toodud, et on, eks ju, et kui sul telefon on kõrva ääres, siis on eriti lihtne vahele jääda. See, et kui sa seal kasutad seda sõnumi tippimiseks, siis veidi raskem, aga kuidagi nad kätte said 110 sellist autojuhti, mis oli 2 päeva peale kokku. Ja siis me Kuku raadios ka arutasime teema, nagu see teema püstitus oligi see, et kas nii palju, kui 110 juba tabatakse, siis kui palju, eks ju, neid juhte me teame kõik ise täpselt, palju neid juhte nagu liikluses on, vastus on väga palju. Et millest see tuleneb? Kas see on see, et autojuhtidel tekib petlik nagu kindlus, et tänapäeva autod ju sõidavad, et nad hoiavad halvema ise ära. Pidurdavad, hoiavad seal reavahet ja siis tänu sellele tuleb see telefon nagu lihtsamini näpu vahele, sest et isegi, et veidi igav on. Ja, ma just tahtsin öelda seda just see, et see võib olla see igavus. Eelkõige just linnaliikluses istud siin nüüd foori taga, tead, et enam-vähem siin minut läheb vist niikuinii, juba on igav ja võimalus on olemas ju võtta telefoni ja mida iganes teha. Võt see ongi see, võib-olla see, et esimesed, mida inimesed teevad, on ju, et okei, keegi on midagi vahepeal kirjutanud, siis on hea võimalus, vastan nüüd ära, ei lähe meelest, on tehtud ja nii see vist läheb. Selleni isegi jõudnud, siin on nüüd kaks tasandit. Üks on foori all, kus on ma saan aru, et see ei ole seaduslik ja mis seal siis juhtuda saab, on see, et sa magad maha selle, et sul läks, eks ju, foori tuli roheliseks. Ma arvan, et see, see on üks väiksemaid muresid. Just, et probleem on ikkagi see, kui auto on liikumises ja sa magad maha, et sul ei ole enam roheline tuli ja sõidad näiteks peateele ette või sõidad punasega kellelegi ülekäigurajal otsa, et see on see, mis telefoni kõige hullem. Aga mina tegelikult arvan, et asi kindlasti ei ole asi praegu mingis petlikus turvatundes, sest need autod, mis päriselt, ütleme, juht usaldaks, ma tunnen, et see auto justkui sõidab minu ees. Need on ikkagi nii uued. Neid ei ole enamikel inimestel ja enamik inimesi neid ei usalda. Eriti linnaliikluses. Sa võid kuskil Tallinn-Tartu 2+2 teel, sa vaatad, et nii okei, sirge minek, eks see adaptiivne püsikiirus hoida peale, et nüüd ma ei tea, trükin selle vastuse või saadan selle meili ära, eks ju. Et seal sa võib-olla arvestad sellega. Nii, ma nüüd kellegi tagant otsa ei sõida, sest mul on adaptiivne reast välja ka ei kaldu, sest mul on reahoidja. Aga linnas never. Ma arvan, et isegi kõige paadun Tesla fänn ei usalda oma seda Tesla mitte full self-drivingut, mis on tegelikult ju jätkuvalt teise taseme isejuhtimine, ehk seda ei ole. Et mina ei usu, et siin juhid usaldavad midagi. Siin on ikkagi see, et punkt number 1, nutisõltuvus ja punkt number 2, et me lihtsalt kogu meie suhtlus on ka võrreldes näiteks 5 aasta taguse või 10 rääkimata kolinud telefoni. Tööalane erasuhtlus, ehk et ma ei tea, võtame kas või selle kõige tavalisem nii-öelda kodus töötamise formaadi ja kui sa oled home office, siis ega siis ju keegi ei tea, et võib-olla sa päeval liigud hoopis ühest linnast teise sellel ajal või lähed käid poes, aga su kolleegid või isegi tööandja eeldab, et sa oled ju kätte saada. Ja siis sa hakkadki tegema seal roolis seda tööd. Et minu arvates on ikkagi selline sõltuvus, mille... Ilmselt on, jah. Mitte see, et me nüüd usaldame oma autosid nii palju, sest come on.
need telefonid on näpus täpselt samamoodi mingitel 2001. poole autoomanikel, et see ei ole nüüd küll midagi sellist. Ma arvan ka, et see mure on tegelikult nagu üsna vähe seotud tegelikult kuidagi auto ja auto juhtimisega. Kui me vaatame, siis samasugune asi on ju jalakäijatel, et ei ole ju erilist vahet on ju, et okei, natukene on võib-olla jah, ühel hetkel see lihtsalt juhid sellist tonni või paaritonnist masinat, mille tagajärjed võivad lihtsalt palju hullemad, aga no mina ise olen enda jaoks selle asja väga hästi ära lahendanud, sellepärast et minul on lihtsalt enamik teateid maha keeratud ja kui keegi midagi kirjutanud, siis ma ise vaatan, mitte mul ei tule teadet, et vaata nüüd, et enamik asju on maha keeratud, muidu läheks lihtsalt nagu hulluks. Ei, absoluutselt, mul on ka maha keeratud, aga kas sul ei teki seda FOMO? Oota, et aga äkki ma nüüd korra ikkagi vaatan, et äkki on keegi midagi hästi olulist minult tahtnud ja kõik nüüd ootavad, et miks ma amet ei vasta. No selles mõttes, ma tean, et ma mingi aja tagant niikuinii vaatan ja kui on tööaeg, siis ma enamasti olen olemas ja kui ei ole, siis tunni ajaga ei juhtu mingit maailma lõppu on ju selles mõttes, kui ma kuskil liigun, et pigem on niiviisi. Lõpuks inimesed helistavad. Ja, muidugi siis sa kasutad ka telefoni on ju autos ja autos ikkagi keegi helistab ja tähtis töökõne ja siis ikka sa võtad enamasti vastu, mõnikord oleneb tähtsuse astmest muidugi. Aga kui sulle tundub, et asi on nüüd oluline, siis sa võtad vastu, sest muidu ikkagi tänapäeval keegi ei helista, kui asi oluline. Esiteks, aga telefoniga autos rääkimine on ju ometi lubatud. Jaa, ei seda muidugi. See hands-free kaudu lihtsalt, sul ei tohi see telefon kõrva ääres olla ja minu jaoks on see juba natuke, et see on küll teinud elu, et meil ikkagi enamus autosid täna ka kasutatud, ka vanemad on ju pigem ikkagi automaatkäigukastiga ehk et see kas sa räägid selle telefoniga ja see käsi on sul kõrva ääres või see tuleb seal kõlaritest. Ehk et su mõte on nagu nii mingi hulk protsente, eks ju, millelgi muul kui liiklusel, aga sa ikkagi vaatad enda ette. Mis vahet seal on, kas sa räägid sellesse kujuteldavasse mikrofoni või sa hoiad seda telefoni seal kõrva ääres. Nii et ma arvan, et see põhipandeemia ei ole tegelikult see, et telefon on kõrva ääres. Vaid see, et inimesed trükivad ja räägitakse juttu, vaid on ikkagi see trükkimine, kus silmad on lihtsalt reaalselt ära keeratud. Kus ikkagi pilk on nagu telefoni peal, ükskõik mis see tegevus on, jah, et see on nagu mure. Mul on tunne tegelikult, mul on sellega nagu üsna hästi, et teinekord foori taga jah, vaatad et mingit asja kindlasti ja kindlasti teinekord vahetad mingit podcasti ja nii edasi, aga ütleme, et normaalne telefonihoidik kindlasti, et sa saad selle kiiresti ära teha, telefon on suhteliselt kõrgel ja sa saad selle ära teha ja võimalusel ei tee seda ka kuskil liikumise pealt. Aga jah, probleem kokku on tegelikult, ma arvan, et kuskil mujal ja lihtsalt see on üks autostel kasutamist üks väljund. Huvitav küsimus on see, et tegelikult ei ole ju roolist lubatud tegeleda kõrvaliste tegevustega. Nii et kui see politsei oma reidi käigust näeb, et mul on näiteks hamburger näpus, et kas see tähendab ka tegelikult mahavõtmist? Ma ei tea, kas see on seaduses kuidagi sellised asjad on nagu täpselt reglementeeritud, mis on kõrvaline tegevus, et tegemist ei ole ju roolimisega, et kas mul käes on telefon või ma vaatan, et mul see purk sülle ei kukuks, et ikka jõllitan seda kurgiviilu seal, mis niimoodi kahtlaselt ripub ja kohe on kukkumas. Ma ei vaata ju teele selle hetkel. Noh, jah. Kohvitass ka, kus see avaus nüüd on, nii, kas on kuum, eks ju, mõte on kogu aeg mujal, täiesti kõrvaline tegevus. Et ma ei ütle, et seda peaks ära keelama ja ma nagu ei ironiseeri siin selles mõttes, et miks ma nüüd telefoni ei või kasutada, kui ma hamburgerit võin süüa, aga lihtsalt huvitav küsimus ja võib-olla peaks seda politseit küsima, kuidas sellega on. Kui nad selle sama reidi käigus, kas nad võtsid maha ka mõne burgerisööja? Jah, sest jah, või kabanoss on kindlasti jah, paljudel käes. Vat, nii. Sellepärast see kabanoss üldse sellises formaadis ju on populaarne. Aga siia lõppu siis, et palun ärge tehke, teie autod ei juhi ise. Ma ütlen, et tänapäevastest juhiabidest, kui me räägime selles kontekstis nii, et kas see nüüd midagi päästab tõenäoliselt, kuna see tehnoloogia on juba päris vana minu 2017 aasta autol. Ta küll ei pidurda ise, aga ta hakkab karjuma, kui ta vaatab, et minu hoog ja nii-öelda lähenev eesseisev objekt. Ma ei tarvitse võib-olla äkki pidurdusega hakkama saada, siis ta hakkab karjuma.
enamikel autodel juba hakkab ka kindlasti pidurdab. Et ta päästab sind, ütleme, tõenäoliselt kellelegi siin linnaliikluses lihtsalt rumalalt selga sõitmisest. Aga kindlasti ei päästa need asjad olukordades, kus on päriselt ohtlik, ehk siis, ma ei tea, inimene tuleb üle ülekäiguraja või jookseb lihtsalt teele ja sa ei märka ja oled mõrvar. Või siis tõesti see, et miks on nii palju neid pardakaamera videosid, kus sõidetakse tuimalt punasega üle. Ja enamike puhul ma kahtlustan, et seal ei ole tegemist sellise jultumusega. Et lähen nagu Ameerika filmis, et lipsen läbi, et suva see punane, vaid lihtsalt mõte on nii mujal, silmad on täiesti teises kohas, kus peaks olema. Ja seda ei päästa sul ka ükski juhiabi. Et kui sul punane tuli põleb, siis see auto sul ei pidurda. Jah, olen ka seda ühe korra teinud päris ebamugavalt. Mitte telefoni vaadates, lihtsalt mõte peas laiali. Nii, sinu nädala tähelepanek. Sellest aastast tõusid trahvimäärad ja mina sain esimese trahvi kätte suhteliselt valus tegelikult ja kallis lõbu. Tegelikult olin Saaremaal ja tulin Saaremaal ühe selle pika sirge peal tulin ja 2 autot olid ees ja kiiret pannud kuskile rahulikult kruiisisime seal 90-ga või paar kilomeetrit, võib-olla üle 90 selle spidomeetri peal. Ja üks hetk need 2 esimest autot tõmbasid kiiruse 75 peale. Ma saan aru, mis nagu juhtus, sõitsin neist mööda. Ja üsna rahulikult. Aga selgus ikkagi, et selle sirge lõpus täitsa oli kaamera. Ja tuli 6 kilomeetrit üle, mis on nüüd siis uue julgeolekumaksu järgi 42 €. Et selles mõttes päris karm. Ja ega tegelikult võib öelda, et ärge tõmmake seda kiirust maha seal muidugi, kui keegi vilgutab tulesid või teate, et kuskil seal otsas on kaamera, et sõitke normaalse kiirusega, on ju. Et võiks ju nagu seda öelda, aga ega kokkuvõttes tuleb ikkagi, ega ikka oled ju ise süüdi kokkuvõttes ja tuleb ise võtta see vastutus, et ega midagi muud siin ei ole ka. Alati võib olla see, et kui keegi vilgutab tulest, võib alati keegi arvata, et põder on teel ja võtame siis natuke hoo maha, et siin mine tea. Väga õpetlik saate algus on meil selline manitsev, aga seda tuleb ka teha. Sest et nagu me enda näitel siin, ütleme Martini otsesel näitel ja ma ju ei saa öelda, et ma ei ole kunagi roolis telefoni vaadanud. Aga et ei ole võib-olla kõige õigemad mehed siin manitsema, aga nagu ikkagi tegema peab, sest et ma tahaks ka olla parem inimene. Ja jätkaks veel korra tõsisel lainel, et ma lihtsalt korraliselt markeeriks ära, et meil siin järgmine nädal on see kurikuulus elektrivõrgu desünkroniseerimine Venemaast, et ilmselt läheb ju kõik hästi, aga igaks juhuks ma arvan, et iga inimene iga autojuht tegelikult teada ikkagi ka muul ajal, absoluutselt igal muul ajal, kus asub temale, ma olen seda varem ka rääkinud, kus asub temale kõige lähem generaatoritoitega siis tankla, kus saab kütust ka siis, kui elektrit ei ole. Et ma lihtsalt juhin tähelepanu, et see koht võib olla tegelikult üllatav. Näiteks Rakveres tegelikult on see selline tankla, kus näiteks mina muidu nagu üldse ei käi ja mul isegi ei olnud meeleski, et seal üldse tankla ongi, sellepärast seal on väga head hinnad vist muidugi. Aga lihtsalt nagu täiesti mingis pikas tupik tänavas, kuhu nagu satud üliharva, et see on näiteks seal, et see tankla ei pruugi olla üldse see, mis te arvate, mis on mingi kõige suurema tee ääres ja see, mis tundub nagu hästi loogiline, et tegelikult tasub korra üle vaadata, et internetis kindlasti leiad selle kaardi, et kus on need tanklad on. Et ma arvan, et seda on hea teada ükskõik mis ajal. Selge. Veel kolmaski, mitte manitsus, aga selline oluline meenutus. Nii, kas lähme piilume rahakotti? Aga muidugi, vaatame, kes need on, kes meie rahakotid tühjaks tegid. See on ju, me teame ju, milline, tegelikult me ei tea, aga ma kujutan ette, et üks müüdumamaid numbreid aastas äripäeval on ju see, kus avaldatakse Eesti rikaste edetabel, eks ju.
ja tahaks ju nüüd siis vaadata, et kuidas aasta lõpp siis autofirmadele läks. Martin siin üks olime kontoris. Martin hakkas seal, mis on äriregister või kus neid kvartali käibeid näidatakse. Vist isegi tasuta või selles mõttes, et sa ei pea olema, kõik saavad vaadata. Avalik tasuta info. Et mis sealt siis silma ei, kuidas meil ettevõtetel hästi läks? No selles mõttes, mõni eriline staar. Viimane kvartal oli ikkagi, ütleme, automüügis oli ju suurepärane, väga hea automaksu hirmus, tehti siin väga palju neid oste veel, mis said teha ilma registreerimistasuta siis aastamaks neile kõigile autodele ikkagi 1. jaanuarist tuli. Aga mis on siin nagu oluline on siis see, et mitte üksnes ei müüdud palju autosid tegelikult, vaid suur osa Eesti automüügifirmasid tegid ka kas käiberekordi, läbi aegade käiberekordi või siis väga sinna lähedale, et lihtsalt kas või näitena tuua siit, mul endal silma jäi, oli roheauto, mille käive aasta tagasi samas kvartalis oli 9 miljonit ja nüüd 22 miljonit, sellepärast et Škodat ju ka väga hästi osteti siin aasta lõpus. Ja teisel, ma ei tea, kuidas nüüd jaotunud, see on ju veel Ško Motors, eks ju? Jah, see on kõigest üks müüja, ma saan aru. See on üks, et Ško Motorsil oli, mul on see lugu ju ometigi lahti siin, kuskil tuhandetes täbides 14 miljonit aasta käive, mis on 6 miljoni võrra rohkem kui eelmisel aastal. Ehk siis Škodad rokkisid. Ja siin oli väga palju teisi veel, et infoauto lihtsalt 4 miljonit rohkem kui sama periood eelmisel aastal. Volvod, peamiselt Volvod. Ja. Kui me siin ütleme neid nimesid, siis võib-olla see infoauto ütleb, et Volvod. Ja Viking Motors samamoodi 4 miljonit rohkem, see on siis Kia ja Peugeot ja Cadillac tegelikult. Et ja samamoodi Amstervil läks väga hästi, et siin tegelikult Amstervil selles mõttes 41 miljonit oli käive, aga see oli vaid 2 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. Et Toyotasid, kui sa vaatad, neid müüdi palju, aga mitte nii palju rohkem kui võib-olla tavaliselt, sest et Toyotad saavad suhteliselt vähe pihta selle registreerimistasuga. Et neid poolt mõtet nagu nii väga ostma tõtata. Et ühesõnaga tegelikult ühtepidi on nagu siis natuke nagu selge, et kes tegelikult sellest automaksust nüüd väga palju võitsid, aga muidugi kui ikkagi käiberekordid tehakse, läbi aegade käiberekordeid, aga muidugi sellel asjal on ka nagu teine pool, et ilmselt nüüd see aasta ikkagi ütleme, et selliseid numbreid ma arvan, et need autofirmad nüüd ei näe ikka jupp aega. Eks me selles loos, ärigeeniuse loos tegelikult küsiti ka ja autofirmad ikkagi üritavad halva mängu juures teha nägu, et ikka lootust on ja küll siin taastub, sest et Euribor jälle langes. Siin tuleb vaikseid sõnumeid, et majandus enam ei korisegi kuskil koomas, kas ta nüüd siin jalgele just tõuseb, aga ütleme, et võib-olla päris auku veel ei aeta. Ja siin väga huvitav on juba kuulda selle aasta nagu autofirmadega reklaamisõnumeid. Olen kuulnud, et ka mingid autot müüakse ilma registreerimistasuta üldse saad osta. See kindlasti ei vasta tõele, registreerimismaksu keegi peab kuskil kindlasti maksma ja kuskil on see kindlasti sees, et ilma registreerimismaksuta ei saa autot osta. Ja samamoodi veel need, et kõik registreerimismaks on kus reklaamitaksegi, et on hinnas sees, on liisingus sees ja nii edasi, et kuidas keegi nüüd oskab seda, et see automaks on mõnes mõttes endiselt veel pandud niiviisi positiivselt selle müügivankri ette. Lihtsalt üks asi, mida tahaksin rõhutada siin on see, et ilmselt me oleme sellest tegelikult ka nagu varem rääkinud, aga et kui registreerimistasu pannakse täies mahus liisingu sisse, siis registreerimismaks iseenesest, kui teie selle ära maksate autot ostes, siis sellele ei lisandu käibemaksu, et kui ütleme, et registreerimismaks on 1000 eurot, siis teie makstategi maksuametile 1000 eurot. Kui nüüd registreerimismaks läheb liisingu sisse, siis tegelikult lisandub sellele käibemaks, nii et teie maksate liisingut
€1000 asemel 1220 eurot, pluss sellele veel lisandub ilmselt ka veel liisingu see intress sellele summale. Nii et tegelikult see on kallim. Liisingu sisse pannes, kui see täis summa pannakse, siis see on kallim. Aga et jutt ei jääks üldiseks, siis võtsime Transpordiameti avaandmetest, et kuna kuu veel ei ole läbi ja siis järgmine nädal tõenäoliselt tulevad kõik need ametlikud uue autode müügi ja kõik see statistika, aga me juba käisime nii-öelda tagateipidi avaandmete kaudu vaatamas, et mis siis seis on. Sest Transpordiameti sõidukite registreerimised on täitsa olemas seal. Kuni siis 30. jaanuari seisuga, täna hommikul või eile hommikul võtsin välja selle. Ja see aasta on jaanuaris registreeritud 455 uut sõiduautot. Ja toome näite, aasta tagasi jaanuaris registreeriti 1577, ehk siis kolmandik või kolm korda rohkem eelmine aasta. Aga eelmine aasta või siis praegu... Ei rohkem, ikkagi mitu korda rohkem. Aga praegu need andmed on ka siis esimese sisuliselt 4 nädala kohta või 3,5 nädala kohta või midagi sellist, jah? No 30 jaanuar, ehk siis siia tuleb natuke. 30 jaanuar, ma võtsin täna hommikul välja uued. Selge, kui me vaatasime, siis oli veel 23 jaanuari seisuga, õige. Ja. Nii et 455 uut, eelmine aasta 1577. Kasutatud sõiduautosid esmaregistreeriti, ehk siis mis on välismaalt toodud. See aasta on registreeritud 441 autot. Mul ei ole eelmise aasta jaanuari tulemusi, aga 2023 ja 2024 kuu keskmine on umbes 2000 autot. Et kui muidu ütleme, siis oli kuus 2000, siis seekord oli 441. Ja kokku on see siis hetkel 896 autot on saabunud Eestisse, pluss siis muidugi omanikuvahetused, mida me sealt avaandmetest kätte ei saa, mida ma lootan Transpordiamet meile ütleb, kui palju on siis juba registris olevaid autosid omanikuvahetanud jaanuaris. Nii et päris selline vaikne seis on. Ja ilmselt see tegelikult veel jätkub. Aga teistpidi on siin nagu lootust ikkagi ka sellele, et sellele hinnasurvele, et äkki kuskil mingid asjad lähevad ka odavamaks. Jah, sest et jällegi, kui me seda müügitabelit vaatame, siis seal võimutsevad ikkagi. Selle aasta müüdumad autod ka siis automargid Toyota 123, räägime siis uutest, Škoda 56, Volkswagen 40, täpselt sama esikolmik. Aga Toyota puhul oli vist üks huvitav asi. Nii. Kas... Nii? No see Miraisid mõtled? Jaa, ma mõtlen Miraisid, jah. Et võeti arvel, jah, nüüd siis 25 seda vesiniku Miraid, mis tulevad Bolti sellesse valikusse, aga me nüüd pole aru saanud, et kas tuleb Bolt Drive'i, kus me kõik saame sellega sõita või tuleb Bolti taksojuhtidele. Kus me saame siis lotoga sõita, et... Või saab eraldi, sinna tuleb eraldi kategooria tuleb sinna, et vesinikuauto, et sa võid sõita vesinikuautoga, viiakse sind kohale. Kui ma peaks pärast panuse tegema, siis ma nagu arvaks, et nüüd antakse ikka taksojuhtidele. Et mitte nüüd igaüks ei hakka siin sõitma vesinikuautoga. Aga mine tea? Vot ei tea, sest ilmselt on tegemist mingi vesinikutoetusega ja selles sees ilmselt on ka mingid kilomeetrid sees ja võib-olla nende Bolt Drive'i autodega võib-olla neid kilomeetreid on raskem kätte saada, kui see taksona kellelegi renti anda ja siis on kindel, et need kilomeetrid äkki tulevad ka ära. Ma arvan, et need kilomeetrid on nendes lepingutes sees. Ma siia vahemärkusen lihtsalt sobib teemasse. Eile sain valusa õppetunni. Ma olen selline natuke vist juba reaalsusest mõnes osas kipun reaalsusest irduma, sest ma ei kasuta taksot. Iga kord, kui võimalik, et mul ei ole oma autot, siis ma kasutan Bolt Drive'i ehk ma sõidan ise. Ja taksot ma kasutan ainult juhul, kui tõesti ei ole ühtegi Bolt Drive'i või olen tarbinud, konsumeerinud erinevaid asju ja ei tohi rooli istuda.
eile oli siis Eesti muusikaauhindade gala, kus üks toetajatest oli Volkswagen, näidati uut Tayronit, mis on siis nagu Tiguan, aga suurem, ehk siis 3. istmerida ja kõik. Oli seal ilus esitlus ennem Eesti muusikaauhindade galat. Olin seal ja tegime siis seal ajasime juttu ja mõtlesin, et ma ei jaksa enam. Ma lähen minema. Aga no, konsumeeritud natuke oli. Ja siis ma jõudsin seal, see oli seal Unibet Arenal välisukse juurde ja vaatasin väljas, kõik juba seal, nagu lennujaamestki, et taksod juba seisavad. Ma ei hakka tellima omal eraldi Bolti, et ma lähen istun ühte taksost. Ja ütleme, distants, mis muidu, ma tean, mul ei ole siin kedagi süüdistada ja ilmselgelt oli sellel tüübil see hinnakiri kuskil seal olemas, kui ma oleks tundnud huvi, eks ju, nagu. See distants, mis ma muidu pakuks, on selline 5-6 eurot. Siis ma maksin 13,90. Lihtsalt sellepärast, et ma istusin suvalisse taksosse, eeldades, et see Bolt ja Uber ja kõik on ikkagi selle taksoturu nii nagu ära korrastanud. Et selliseid aferiste nagu ei olegi enam järgi jäänud. Aga oh you sweet summer child, Tarmo, said maksta 3 korda rohkem või 2 korda rohkem, sest et sa eeldasid, et inimesed, ei mis head, siis on süüd, et taksojuht teenis raha. Eks seal oli see muusikaauhindade kordaja oli ju peal. Just, aga see ei olnud peo lõpp. Just, see ei olnud nagu kultuuriinimesed, kuule, muusikud kõik. See oleks pidanud olema just soodukaga. Ühesõnaga jaa, et kes on samasugune minusugune harva taksoga sõitja, siis jätkuvalt on võimalik maksta ja oleks see olnud siis nagu mingi hea auto. Oli ikkagi see, et see auto oli seest nii udune, et kui ta sealt Saku või sealt Unibet Arena juures saaks pööran Paldiski maanteele, siis ta oli sunnitud akna alla astma, et näha, kas keegi tuleb. Ja see ei olnud udune minu pärast enne, kui ta hakati siin nalja tegema. See oli udune juba enne, kui mina siin autosse istusin. Jõudsime koju ja mõtlesin, et hakkan kaardiga maksma, siis ta teisi istmelt tuli ohe. Nüüd läheb natuke aega. Ja siis ta jooksis oma terminali seal käima ja mõnusad sellised, mitte 90-ndad, aga ja ma sain aru, miks ma taksoga ei sõida. Kuule, aga kolime nüüd natukene kaugemale teise keskusesse, et Telliskivi linnakusse, et paar saadet tagasi heigatseme selle üle, et see liiklus on seal üks selline maapealne põrgu, mitmete vasakpöörete tiheda liiklusega ja üldse raudtee on seal ja üldse on kogu see liiklusskeem ei ole mõeldud sellise koormuse jaoks, nagu seal täna on. Uurisime seda asja linnast ja ega me nüüd nagu väga palju targemaks kokkuvõttes ei saanud peale selle, et linn on murega kursis ja mingid kiireid lahendusi vist ei paista olema. Jah, see on selles mõttes uudis, kus ei ole mingit uudist, et seal on ju mingid detailplaneeringud, asjad, aga hetkel sellist hästi entusiastlikku linnavalitsusest ja meil kohe lahendame ära, oleme kursis, seda ei tulnud. Öeldi, et tuleb uurida. Ja seniks... Et analüüs, liikuvusuuring, asjad seal tulevad. Kusjuures see detailplaneering, et seal oli üks hästi lõbus koht tegelikult. Kõik ütleb seda, et muidugi jah, et Põhja-Tallinnas tuleb inimesi juurde ja nii edasi. Vaat sinna tegelikult juba tuleb trammiliin sinna taha Koplisse, mitte taha Koplisse, vaid sinna Puhangu tänava juurde, sinna randa, Stroomi randa. Aga üks naljakas asi oli veel tegelikult, et mis on seotud Telliskiviga selles detailplaneeringus, on, et see raudtee, mis seal läheb. Praegu see läheb sinna Kaubajaama ja kuskile sinna, ma ei teagi, mis seal täpselt on, aga nüüd tegelikult selles detailplaneeringus on kirjas, et teha ka Telliskivi juurde üks selline krunt broneerida selleks, et sinna teha raudtee ja reisiliikluse jaoks. Ja sealt tuleks üks eraldi rida, mis praegu läheb sealt enne Balti jaama jõudes rongitee sinna läheb, et sinna saaks sõita ka rongiga. Üks peatus niiviisi kõrvale Balti jaamast. Sinna saab mingi akurongi, sinna saab hakata mingit tehnoloogiat jälle nagu demoma.
et lihtsalt kahe peatuse vahel selline erinevad vahvad mingid peorongid ja restoranrongid, kohvi, ühesõnaga, ma arvan, et see tuleb siuke nagu pigem lõbustuspargi lahendus, kui et hakkaks seal mingit linnaliiklust päästma. Mille vastu ei ole midagi, mis oleks väga tore. Jaa, aga vähemalt siis on see, et see rongiliiklus muutuks sinna veel tihedamaks. See rongiliiklussüsteem, see lahendus ei ole ju ka eriti hea, see raudtee. Ei, aga äkki ta ei sõidaks sealt nagu üle selle Telliskivi tee, vaid ta nagu jääkski enne seda seisma. Oleks loogiline. Aga võib-olla tõesti ei oleks see peatus juba enne, jah, tõsi, seda ma ei tea, kas see on enne või pärast. Vot, aga siis teate, et Telliskivis kestab see olukord mõnda aega ja kui sooritate sealt just vasakpööret, kas reisijate tänavalt või loomelinnakust välja, siis pange tähele, vasakpöörde järel on teil kohe ülekäigur. Nii, me siin aina rohkem, kui vanasti tegime autotunde ja siis hakkas nagu tulema, et aga me peame jälle rääkima elektriautodest. Mis nüüd on juba tavaline, siis taaskord saade, kus me peame rääkima Hiina autodest, sest et infoauto, kes siiamaani on peamiselt, eks ju, Volvo müüja, veel hiljuti müüs ka Fordi, Ford liikus nüüd Inchcape'i alla, siis tühimik täideti sellise autofirmaga nagu Lynk & Co. Ja kes on tegelikult Euroopas reisinud, siis võt see Lynk & Co on üks linnamaastur, seda ongi olnud ainult nagu üks mudel, on kuskil seal Portugalis ja Hispaanias tegelikult päris levinud auto. Ja mingites piirkondades veel, aga mina olen põhiliselt seal seda näinud. Et see ei ole nüüd mingi täiesti kuskilt välja kraabitud mingi uus auto. Et tal on minust isegi seos Volvoga, kui ma nüüd ei eksi. Et valikusse 2 mudelit, üks Twistic hübriid, see sama Lynk & Co 01, selle muidugi uuem versioon, mis on Twistic hübriid, vist oli 75 kilomeetrit sõiduulatust ja elektriauto originaalse nimega Lynk & Co 02. Vaata, kuule, väga selline default nõukaajas. Et sõidame 01-ga ja minu isal on 02. Ja, väga selline default linnamaastur näeb ta välja selline, et jah, ta kole ei ole ja selline suur ekraan on sees ja ühesõnaga 75 kilomeetrit sõiduulatust elektrilist ja hind hakkab 41 000, mis on, kellega me võrdleme siin. Võrdleme sama Tiguaniga, mille Twistic hübriid läbib kuni 120 kilomeetrit ja hakkab ka 40 000. Nii et, aga ma eile isegi seal Volkswageni üritusel seal rääkisin teistega ja hetkel ilmselgelt mitte nagu, see ei ole nagu halvasti mõeldud, aga Volkswagen tegeleb, mis iganes eestikeelne see sõna on, dumping. Et hinna alla pressimisega. Jaa, et need Twistic hübriidide hinnad on Volkswagenil, Tayronil ja Tiguanil nii alla toodud. Ma arvan, et võib-olla seal maksaks sellel peale või lihtsalt on otsustatud, et võtame vähem kasumi. Ja teistel on päris raske sellega võistelda, sest et need on ka head Twistic hübriidid. Et okei, talvel eales ei sõidagi 120, eks ju, nagu lubatakse, aga see on ikkagi suurem kui see, kui sulle lubatakse 75, mis on siis talvel ilmselt 40. Nii et päris raske on mitte ainult Lynk & Co, vaid ka vanadel tegijatel. Ja Lynk & Co 02 elektriauto on ka selline mõistlik, et siin ei ole nagu, mis on isegi natuke sümpaatne. Et ei ole üritatud teha mingit megalollakat või nagu vägevat disaini. Seest on täiesti tavaline, nagu võimsus, normaalne, 200 kilovatti, ehk 270 hobujõudu on see elektriauto. Sõiduulatus kuni 445 ja hind alates 36 000, mis on juba päris hea. Et eks me peame seda päris niimoodi tahaks päris ilus näha, et kuidas tagaistmele mahub ja kõik seest näeb kõik välja. Aga võt, et 2 või ühesõnaga Hiina autot või 1 Hiina mark tuleb jälle juurde. Ja teine uudis on, et see, mis me siin ükskord rääksime, et Viljandis müüakse niisugust firmat nagu VGM, mitte GVM, vaid vist oli VGM. Siis nüüd on nähtud reklaame, et seda sama müüb Tallinnast ka, SVM.
SVM. Ma just hakkasin ka guugeldama, et kas kindel olla, sest ma mõtlesin ka, et nagu small wall ja great wall, ma mõtlen selle järgi. Ja SVM, mulle meeldib ikka seal plakati peal on, või reklaami peal on Italy 1971. See on täpselt, see on umbes niimoodi, et võta see, ostke siis keegi jälle kuskilt Lancia või mingit De Tomaso ära, hakake tootma Hiinas mingit linnamaasturit ja pange nimeks De Tomaso ja siis öelge, et see on Itaalia auto. Ühesõnaga, see SVM müüb selliseid soodsama otsa tavalisi autosid. Neil on ka vist ka pisthübriid. Seal on nagu tõesti need hinnad alates on mingi 7-kohalisel suurel linnamaasturil, mis oli mingi müstiline, 24 000, isegi 21 000. Et on ABC Motors, mis tegeleb, eks ju, Renault Dacia, on nüüd ka enda valikuste võtnud selle Hiina SVM-i. Lisaks siin Eurost auto andis teada, et nemad nüüd müüvad, vähemalt meile andsid teada, et ma tahan proovida Skywelli ja TFSK vist on see nimi. Kristiine keskuses on ühte sellist näha niimoodi seismas. Et kui me veel eelmine aasta kirjutasime, et kust kõik need lubatud Hiina autod on, siis okei, nüüd on nad kohal. Nüüd on see küsimus, kus on odavad Hiina autod, need on ka osad kohal, mitte kõik. Ja kus on need odavad ja head Hiina autod, mis hakkavad seda meie nii-öelda vana autotööstust pankrotti ajama, seda me alles otsime. Mõned on juba täitsa okeid, aga ma ei ütle, et neid ei ole. Me lihtsalt ei ole veel proovida saanud. See oli praegu selle loo point. Et selle aasta jooksul ilmselgelt Autogeeniuses ja Autolehes hakkab ilmuma väga palju Hiina autode teste ja võrdlusteste. Me kindlasti paneme nad vastamisi selliste tuntumate tegijatega ja siis vaatame, kas õhtumaa autotööstuse häving on vältimatu või annab veel midagi päästa. Mina ootan ka huviga, millal need Autolehe kasutatud autode rubriiki jõuavad ja mis see arvamus siis seal on. Praegu vist mingid asjad on sealt isegi läbi käinud, kui ma ei eksi vist. Ei ole kasutatud autode rubriigis, sest Eestis ei ole ükski Hiina kasutatud auto veel jõudnud. See kasutatud auto rubriigi meil on nagu selline, et võiks ikkagi 5 aastat olla nagu 5 aastat ütleme lansseerimisest. Ja selliseid Hiina autosid siin praegu Eesti turul ei ole. Kas see mingi ei olnud see, mis see oli, CRS või? Mis siin üks esimesi, mitte see, vaid mingi asi oli enne seda veel, mis siin kuskil müüdi mingi võileiva hinnaga neid lõpuks auto 24 ka. Aga võib-olla see oli ikkagi paar aastat hiljem, et natuke veel vara. Ja võib-olla midagi unustan ära, aga ühesõnaga et suuremat kogust veel neid ei ole. Nii, mis meil veel siin kirjas on? Kas võtame selle liikluskindlustusega ikkagi läbi, kui ta siin juba on? Võtame läbi, jah. Sellised asjad on sul alati eriti hingel, mul ka, aga ma tean, et sind need käivitavad nagu eriti. Mina olen natukene fatalist, aga sul on õigus, aeg-ajalt tuleb suruda ka neid teemasid lihtsalt, sest et muidu sõidetakse meist üle. Jaa, alati on huvitav vaadata, et kuidas siis tegelikult liikluskindlustusfondi andmetel liikluskindlustusega Eestis läheb, et keskmine aastamakse eelmisel aastal tõusis 4% ja on nüüd 150 eurot. Minul kui suureks olema vähem, isegi märgatavalt. Mis see 4% on siis 144 pealt tõusis, eks ju? Ei, kuskil jah, tegelikult see kõlab nagu loogiliselt. See oli isegi seal kirjas. Ja teine huvitav asi tegelikult, mis on see, et kindlustuslepinguga sõidukeid, nende arv kasvas ka 2% ja neid on 850 000 umbes. Et saab näha, et kuidas see automaks ka seda numbrit tegelikult üldse nii-öelda sellel aastal mõjutab. Võib eeldada, et see kindlustuslepingutega sõidukite arv tegelikult sel aastal ikkagi väheneb. Kindlustusjuhtumite arv, kui suures Eestis samal ajal langes 2%. Nii et aastamakse tõusis 4%, lepinguga autode arv tõusis 2%, juhtumite arv vähenes 2%. Oluline aspekt on nüüd küll see, et keskmine kahju tõusis 7%. Et kuigi et juhtumite arv vähenes 2%, aga kahju 7% tõusis ja
eks ta kokku nagu umbes siin tuleb silma järgi, nagu see asi võib kuskil enam-vähem nulli tulla, selles mõttes on nagu, asi on nagu loogiline tegelikult. Ja veel huvitav asi tegelikult, et võib-olla sa tahad rääkida nendest ristmikest ja parklatest, mis olid siis kõige ohtlikumad eelmisel aastal, kus juhtus kõige rohkem õnnetusi, siis tegelikult väga huvitav, et seal on tegelikult ka nagu liikluskindlustuse turuosad täitsa nagu paigas ja see konkurents on ikkagi väga tihe selle järgi. Et ütleme, et seal on esimene on Ergo, siis on BSU, IF, Swedbank, Seesam ja kõik nad on vahemikus turuosa 13–19%, pärast seda tulevad juba Salva, PTA ja eelmine aasta see turule tulnud, see Palsia on saavutanud siis 2% turust. Nii et ma ei tea, tahate head pakkumist, siis minge keegi küsige nende olumise otsa pakkujate käest, äkki on võimalik saada. Selle pakkumisest rääkides, et meil loomulikult see kindlustus on asi, millest saab teemasid nagu lõputult ja me lihtsalt üks lugeja kirjutas meile, et ühesõnaga lihtsalt jälle see sama teema, mida me tegelikult kirjutame ja mille kohta me saame kindlustustelt alati vastuse, et ei tea, algoritm teeb hinna. Me lihtsalt jõudsime nagu arutlusega selleni, et sa teed nagu kaalutletud otsuse. Sa ostad ökonoomse auto. Sa ostad auto, millel oleks väike aastamaks. Ta on roheline, jalajälg on väike. Või sa nagu üritad oma finantse planeerida. Ja siis tuleb sul liikluskindlustuse aasta pakkumine, mis sul ennem oli 80 eurot. Sul tuleb uue perioodi pakkumine 200 eurot. Mis on muutunud vahepeal? Inimene sai aasta vanemaks ja ta ütles, et ta mis iganes põhjusel ta registreerimistunnistusel muutus volitatud kasutajast vastutavaks kasutajaks. Mitte midagi muud selle juures ei muutunud ja ta sai oma kindlustuspakkujalt, ma ei tea, see on 80 asemel 200, mitu protsenti kõrgema pakkumise siis. 250%. Hakkas vaatama teisi ja sisuliselt et inimesel endast täiesti olenemata tõuseb sul mingi asi nagu 120 euro võrra. Hästi raske on ju tegelikult sellisel puhul nagu mingit. Ja siis ta ütles, et aga tema hakkas siis otse kindlustusega suhtlema ja on saanud juba mitmest kohast parema pakkumise, kui tuleb välja nendest kalkulaatoritest. Mis vajab nüüd natukene kontrollimist, ka üks meie kolleeg kinnitas seda, et tema kindlustusmaakler, igal inimesel, sul on Martin kindlustusmaakler? Ei ole, aga ma ei ole veel tema poole pöördunud oma autokindlustustega, mul on küll tervis. Võib-olla on tegelikult olemas, võib-olla on olemas jah, aga ei ole nagu kokku puutunud. Et kas see on nüüd nagu uus lifehack, mis on selles mõttes nagu väga valus neile kindlustuse töötajatele, kui kõik inimesed nüüd hakkavad paremaid pakkumisi otse küsima. Või see ongi nende eesmärk, et nad tahavad tegelikult, et inimene otse pöörduks, siis sa oled selle kontakti saanud, eks ju, ja küll siis lõpuks kaubale saada. Versus see, et on mingi külm kalkulaator, kus sa ei saa inimesega suhelda, sa ei saa talle midagi peale müüa, juurde müüa. Et äkki nad tahavadki seda. Kuigi minu arust ma mäletan, kui me rääkisime kindlustusfirmadega, võib-olla oli see LKF-iga, vabandust, kui ma eksin, kus ma sain nagu justku aru, et liikluskindlustus on nii lukus või nii selline konstantne asi, et sellega nagu maaklerid ei tegele, et nad ei jaksa nagu iga inimese liikluskindlustusega tegeleda, kuna see on kohustuslik, eks ju, mis ütlesid, 800 000 autot, eks ju. Ja peale selle kindlasti need käibed ja marginaalid on selles palju väiksemad kui kaskokindlustuse või kodukindlustuse puhul, kus see võib-olla tasub rohkem ära. Nii et selles mõttes, et kui see tõesti nii on, et kindlustusfirmad on nõus teile ka odavamad, siis pole ju midagi teha. Et kui see kalkulaator ütleb sulle, et kindlustus tõusis just 120 eurot, siis pöördu otse. Võib-olla, kui see kalkulaator näitab, aga ühel teisel kindlustusfirmal on jätkuvalt 80, siis võtta muidugi sealt, eks ju, kui tingimused sobivad, aga tingimused seal, nendes vahet ei ole, need põhitingimused on kõigil samad. Aga see vist võiks olla mingi väike nipp
sest see tundub lihtsalt nii jabur, et su hinda tõstetakse niimoodi, et sa sul ei ole, keegi selgit sulle midagi. Miks see nii juhtus? Keegi isegi aja mingit kägu sulle sisendkuludest või mis näed, vaid lihtsalt. Aga seda on kõike väga hea teada, aga võtame nüüd saate lõpuks üle ka need kõige ohtlikumad ristmikud ja parklad. Ja tegelikult siin ongi umbes ainult üks asi, mis on võib-olla üllatav või väärib tähelepanemist, et kui me vaatame lihtsalt neid ristmikke, siis need on need Jüri Ring on taas võtnud esimese koha, see on selline nagu Vestma piibeleht, et Jüri Ring mõnikord on siin 2-3, taas on saanud esimese. Võib-olla tead, mis on veel kõige olulisem asi või? See ristmik, mis neid tabeleid aastaid ja aastaid valitses, seda ristmikku enam ei ole isegi mitte top 6. See on siis Tartu Lõunakeskuse ring, mis nüüd siin paar aastat tagasi ümber ehitati. Ja paistab, et sellel on olnud liiklusohutusele head tulemused. Ja see Jüri Ring on muidugi müstiline, me oleme sealt ka varem kirjutanud, et selle mingi kunagi oli selle nimi Jüri Muna, sest et ta oli veel eriti munaja kujuga, aga seal on mingi põhjused, et seal ühesõnaga see kurvi raadius väheneb või suureneb täiesti ebaloogiliselt ja sellepärast. Ja samas seal on suured kiirused, peale ja maha sõidud ja olge seal ette vaataks. Jaa, aga ülejäänud tegelikult need ohtlikud ristmikud on enam-vähem laias. Lihtsalt kõik Tallinna suuremad ristmikud. Ja kõik on enam-vähem ühes kandis ka, et kui see ülemiste ristmik, see on natuke üllatav, see on ka tegelikult ümber tehtud ja see on üllatav, et isegi see siin on. Aga muidugi Akadeemia tee ring, Kristiine ristmik, Sõpruse ja Tammsaare ristmik ja Tammsaare ja Tondi ristmik, et lihtsalt suur koormus ja see Kristiine ristmik on muidugi ka, ütleme, et paras selline kus peaks Raivo Heina sõnu kasutama, et selline koht, et suhteliselt halb koht. Ja siis... Kas need olid Raivo Heina sõnad või sa just läksid praegult, et meil on ikkagi lastesõbralik saade ja sa jätsid midagi ütlemata? Ei, ma lihtsalt oligi plaanitud rohkem mitte midagi öelda. Aga ja parklatega on peaaegu sama lugu, et Ülemiste keskuse parkla, Lõunakeskuse parkla, Rocca al Mare keskuse parkla, Kristiine keskuse parkla ja Järve keskuse parkla. Ja tegelikult siin 4. kohal me jätsin ühe koha ütlemata, see on siis Tallinnas Depo parkla, mis on selline raketina siin ohustab napilt on jäänud, ühe juhtumiga on jäänud tegelikult 4. kohale, lihtsalt seal oli 84 juhtumit eelmine aasta, ehk siis sisuliselt iga 3 päeva, 4 päeva tagant. Et lihtsalt ühe võrra vähem kui Rocca al Mare parklas, mis on oluliselt suurem. Depo parkla, ma olen ise Depot paar korda seal käinud, väga tagasi ei kibele, aga ta on üks väga vastik parkla tegelikult küll. On kitsad vahed või sellist, on nagu pikk soolikas ja nii, et kes sõidab seal vahel võib-olla tempokalt, otsib omale seda kohta ja hästi pikalt tuleb sõita, kõik on kuidagi hästi kitsas, et kui me ülevalt on see kaardivaade ka, siis ta on see parkla tegelikult on palju väiksem vist kui teised. No igalt on kitsam ja peale selle see nähtavus seal autode vahel on kuidagi äärmiselt kehv, kui sa seal kuskil proovid enda vahelt nüüd minna ja sõjad tagasi ja vaatad, kas teisele poole saab parkida, siis täpselt see, et kui sa need pööranguid teed ja täpselt on kitsad ja nähtavus autode tagant on hästi halb, et võib-olla kõrgema linnamaasturiga on seal natukene turvalisem sõita. Vot nii, selline hästi praktiline, ma ütleks päriselt ilma naljata, nii palju praktilist ja kasulikku nõu ja lihtsalt meeldetuletusi täis saade. Sai siia jaanuari lõppu. Järgmine nädal, järgmises saates meil on siin, vaatame, kuidas jõuab, aga sõitsime suurte linnamaasturitega, Volvo, Mazda ja Hyundai, kõik 7-kohalised. Sellised natukene kallimad, aga siiski luksusmaasturi piirimail. Ja võib-olla oleme siin vahepeal veel millegi põnevaga sõitnud. Aga seniks sõitke turvaliselt.